28.–30. juulini toimusid Kuusalu vallas Keskkonnaameti eestvedamisel Lahemaa militaarpärandi päevad. Lahemaa rahvuspargi kultuuripärandi koolituste ja seminaride sarjas on meil nüüd siin toimunud 3 päeva Lahemaa militaarpärandi seminari. Selle ajendiks oli 2 asjaolu. Esiteks see, et meil on parasjagu käimas Kuusalu valla uue üldplaneeringu tegemine ja sellised suured sõjaväelinnakud siin Hara külas ja Suurpea küla territooriumil on parasjagu probleemsed kohad, et mis nendega edasi saab. Haralahes ja Haralahe ääres paiknevate objektide pärandiväärtus on ikka üüratu ja sellele oli meil üks idee, et käime koos arhitektuuriloolaste, sõjaajaloolaste ja teiste ekspertidega mööda neid objekte ja vaatame nende väärtuse üle. Teine asja oli see, et meil paar aastat tagasi siin Hara stendi peal generaatorihoones on üks kena madrus, kaunis plakatikunsti näide, mille konserveerimine meil algas 2 aastat tagasi koos Eesti Kunstiakadeemia professor Hilka Hiopi ja tema konservaatoritega. See jäi pooleli ja me lootsime sellel aastal selle töö igal juhul ära lõpetada. Kuna need ükski ei ole ju tehtud kunstiks mõeldud vahenditega, et ikka põrandavärvidega, siis nad kooruvad seinalt sükeste suurte, nagu õlivärviga värvitud sein, mis on välitingimustes seisnud. Nii et see, et kas või see harapoiss, nagu me teda nimetame, või mereväelane, et see üldse alles on, see on täielik ime, sest ta on üleni lahti, eks ju, ta täiega koorub, et keegi ei ole seda siis lihtsalt harjaga maha lükanud. Nende militaarpäevade raames kinnitame selle seina külge ära ja kindlasti kõigil on nad küsimused, et kui kaua ta nüüd püsib, et tõenäoliselt enam taga nagu midagi ei juhtu, et nii kaua kui see hoone püsib, nii kaua ta püsib siin. Kui me täna sellega ei tegele, siis see järgmine ja ülejärgmine põlvkond, neil ei olegi enam, eks ju, midagi, mille üle diskuteerida, kas see on see väärtus, ei ole väärtus, aga igal juhul, mida me võime öelda, et see on meie ajalugu ja meie mälu. Lahemaa militaarpärandi näol on meil tegemist sellise huvitava pärandi kogukonnaga, keda on õigupoolest mitu. Esiteks on pärandikogukonnad kunagi siin teeninud sõjaväelased, mis tähendavad ohvitserid, tuukrid ja teised inimesed, kes siin reaalselt selle pärandiga toimetanud on. See polügoon ise oli ju terve Hara lahtomas stendidega, siis oli meil haruldane võimalus Aleksandr Zaitsev saada siia rääkima. Здесь же вот по этим бухтам уже кабеля уходили, расходились по всем направлениям, как по тем вот верхним желобам, коробам, также под водой здесь. И с той стороны стенда под водой шли, и здесь поверху, там вот в верхних коробах тоже шли кабеля, которые создавали магнитное поле. Kui me räägime sellest samast pärandikogukonna teisest seltskonnast, siis on need teadlased. Tegeleti laevade füüsikaliste väljade uurimisega, milles siis 2 põhilist on siis laevade magnetism ja siis laevade müra. Et kui esimene omab tähtsust eelkõige selleks, et põhiliselt teraskerega laevu kaitsta siis magnetmiinide toime eest, siis teine on eelkõige oluline allveelaevadele, sest nii allveelaevu ise jälitatakse ja kütitakse siis nende müra järgi, mis nad vees teevad, kui ka nemad ise pealveelaevu jälitavad ja kütivad siis selle sama müra järgi, mida pealveelaevad teevad. Kolmas pärandikogukond, kes oli meil ka kaasatud, kellega me oleme kogu aeg suhelnud, on siis seesama kohalik Lahemaa külade kogukonnad, kelle jaoks kõik see kompleks, kogu külmasõja militaarpärand asus teisel pool Tara. Piirivalve kontrollpunkt oli Lohjal ja siis kõik, kes sealt Lohjalt nagu läbi läksid, siis neid kontrolliti. Koolibussi ka siis kontrolliti ja kui ei juhtunud olema õpilaspiletit või muud dokumenti kaasas, siis võeti maha need, kellel ei olnud kaasas ja toodi siia. Ja siis tehti selgeks, et mis koolilapsed need on.